Tere sulle, kes sa seda kanalit jälgid või kes sa oled siia kogemata sattunud. Tänase ladumise teemaks valisin soovid ja küsimuse püstitan siis nii, et millised soovid on praegu siis väga toetatud, milliste soovide täitumine on kõige tõenäolisem, milliseid soove oleks augustis arukas soovida, mõeldes siis sellele, et augustis on alati tähtede sajud. Ja ma olen päris kindel, et oma soovidega tuleks olla ettevaatlik, siis need võivadki täituda ühest küljest. Ja teisest küljest ma olen ka elu jooksul kogenud, et inimesed soovivad oma ellu olukordi, sündmusi, inimesi, ideid, unistusi, mis ei saagi täituda, mida ei ole mitte kuidagi võimalik täita, et oletame, et sa oled, ma ei tea, näiteks, et sa oled 24-aastane, sa ei saa minna uuesti lasteaeda, eks ole. Ja kui sa tahad olla elada muretut elu nagu laps, siis üsna tõenäoliselt elad sa väga vastutustundetut elu ja üsna tõenäoliselt annad sa kogu oma otsustusvõime kellegi teise kätesse. Või näiteks, kui sa oled 50 ja tahad saada prima baleriiniks ja tantsida maailma suurtel balletilavadel, siis sa oled ikkagi vähemalt 50 ja see aeg on läbi. Et mõnikord jääme siis meie soovid ja unistused ei ole arukad ja nad ei saa täituda ainult sellepärast, et mingi sobiv ajahetk on möödunud. Minu küsimus on siis kõigi 5 valiku korral, et millise soovi täitumiseks praegu augustis on õige hetk. Mis see on, mida me peaksime tegelikult küsima? Ja see soov siis, et ta oleks siis, tuleksid kaartidest välja ja et oleks ka näha, et mis see sisu täpselt on, kuhu ta sind siis viib. Nii, ja siin on 5 varianti. Ametüst, apofülliit, turmaliin, roosa kvarts ja samalahaat. Nii, alustan ametüstist. Et vist panen siia niimoodi rittanud. Ei taha siia ka panna, ei ole täna head kohta. Ja küll panen ikkagi üles, ja kus nad võimalikult omal kohal oleks ikka. Nii, ja esimene kivi on siis ametüst ja kaardid on ikka Lenormandid ja kaart alguseks, eks ole, tuli nii selline ehtsast eluenergiast laetud ladumine tuleb. Nii, milliseid soove peaksid siis soovima inimesed, kes on valinud ametüsti? Mida sa peaksid soovima? Mis see on, mida sa peaksid soovima? Ametüsti inimesed, ma ütleksin, peaksid siis, nende soovid peaksid olema seotud nende enda eluenergiaga, elujõuga, sellise olukorraga, et kus te tunnete, et teil on väga hea maandus
ja kõik teie energiakeskused on õigesti joondatud ja et teil on absoluutne ühendus oma kõrgema minaga või siis kes kuidas soovib Jumalaga, algallikaga, et sa võiksidki ennast tunda nagu ilmasammas. Ja selleks siis, et sa saaksid ennast niimoodi tunda, on sul vaja seksi ja armastust. Ja seda sa peaksidki soovima. Sellist täiuslikku suhet, kus on nii kirg, selline ka kõige pahelisem kirg ja kus on hästi puhtad ja siirad tunded. Selline soov võiks olla ametist inimestel. See on toetatud soov. Nii, ja ma võtan nüüd haidekaardi. Et kuna ma olen seda meelt, et mida tahes me ka soovime, esimese sammu peame ikkagi ise astuma, siis millise esimese sammu peaksid astuma need inimesed, kes valisid ametüsti? Mis see esimene samm peaks olema, mis tuleb teha? Jah, esimene reaalne samm. Et kui sa nüüd oled oma soovi ära soovinud, siis esimene tegu. Ma panen siis selle tagurpidi nii, kuidas ta tuli. Et siin on siis see, et hoia oma sisemist meelerahu, hoia oma stabiilsust, loo endale mingi kindel rutiin ja eesmärk peaks siis olema oma ego ohjamine. Et ma siin ütlen, et kui tornikaart tuleb kummuli, siis selge on, et mingi pikk üksindusperiood lõpeb. Ja see on tõesti toetatud soov. Aga sa pead olema ise, sa pead uskuma, sa pead olema endas kindel. Sa pead looma mingi rutiini, mingi täiesti uue rutiini, mingid kordused. Püüan näidet tuua, et kui sa tänaseni oled olnud väga kaootiline inimene, siis loo oma ellu kindel päevakava, kindel rütm. See ei tähenda, et kõik su päevad peavad olema planeeritud, aga see tähendab, et igas päevas on mingid kindlad elemendid, mis korduvad. Rahusta oma mõtteid, et sinu mõtetes oleks selgus ja rahu ja tasakaal. Ja tee iga päev midagi selle heaks, et sa ise oleksid tasakaalukam inimene. Ja see ego kontroll siis selles mõttes ongi väga asjakohane, et suurem osa meie reageeringutest on ju egopõhised, mulle meeldib, mulle ei meeldi, ma tahan, ma ei taha. Hinnangud, arvamused, eelarvamused. Et kui sa nüüd mõtled, et see senine elu siis, kus ei ole olnud piisavalt tundeid, sellist, kus ei ole kirglikku partnerlussuhet, siis see elu on olnud sul ilmselt pinnapealne, sest ankur ütleb sukeldu, mine sügavale, mine sügavuti, vaata pealist pinna alla, vaata ka iseendas pealist pinna alla. Aga jah, esimesed sammud siis, et tekita endale mingi rutiin, mis on seotud siis ego ohjamisega, ego taltsutamisega. Niisugune lugu oli ametüstil. Aitäh! Apofülliit, selle kivi nimetus on nagu logopeediline harjutus.
apofülliit. Aga ta on väga vahva. Väga vahva kivi. Nii. Apofülliit. Mida peaksid soovima siis? Mida peaksid soovima? Apofülliidi valinud inimesed augusti tähtedes ajus. Millise soovi täitumine on väga tõenäoline, kiire, kõige lihtsam. Apofülliidi inimesed otsivad siis oma juba, siin on inimesed, kellel on olemas suhe, et see võib olla siis niisugune selles mõttes partnerlussuhe, et armastus, kiindumussuhe kahe inimese vahel, aga see võib olla ka selline väga-väga pikaajaline sõprussuhe ja sellesse suhtesse on mõistlik küsida lahendusi. Et ma ise pakuksin, et siin on inimesed, kes on suhtes ja kes tahaksid siis, et see suhe tõuseks kuidagi järgmisele tasandile. Et teil on mingi suhtega seotud küsimus. See ei pruugi tingimata olla probleem. See võibki olla soov, see võib olla unistus. Ma ei tea näiteks, et unistus võib olla, et ja unistus võib olla näiteks see, et inimesed hakkavad koos elama või unistus võib olla abielu ettepanek või selle ladumise kontekstis, et siin on nagu küsimus selles, et kuidas need tunded leiaksid siis parima väljundi, mingi selline paari suhtega seotud. Ja siin võib soov olla see, et lihtsalt soov võibki olla leida lahendus, leida parim lahendus kõigile osapooltele. See peaks siis olema sõnastatud nii, et kõigile osapooltele parim lahendus. Sest kui kaks inimest on suhtes, siis on nendega seotud veel inimesi, sõbrad, sugulased, töökaaslased, ma ei tea, naabrid. Kõik need inimesed, kes moodustavad teie suhtlusringkonna, on tegelikult ka nagu pisikest kas või mikroskoopilist serva pidi selle sama suhte sees. Ja seetõttu tuleks küsida lahendust, mis on parim kõigile osapooltele. Ja? Nii. Küsige julgelt oma lahendust. Ja siin küsitaksegi tõesti konkreetset lahendust. Ja kui nüüd ma küsin haldjatelt, esimene konkreetne samm, mida te peaksite ise astuma, et see soov täituks, sest me võime soovida mida iganes, aga selleks, et see soov tõesti kiirelt ja kergelt realiseeruks, peame vähemalt ühe väikese sammu ise astuma selle soovi täitumise suunas. Ja haldjad ütlevad, et esimene samm on, suhelge, mulle tundub, et siin on selline siin võib olla virtuaalne suhtlus. Ja et tooge oma suhtlusesse siis eeldatavalt partneriga niisugune kergus ja rõõm ja sära ja uudishimu ja arutage temaga uusi väljavaateid. Et siin peaks olema küsimus, et kuhu me koos liigume, kuhu me tahaksime jõuda, kuhu me tahaksime minna. Algatage sellised vestlused. Et see ei pruugi olla, et kuidas ma siis ütlen. Ma tahaks öelda, et ei maksa küsida, kas me homme abiellume. Aga et alustaks sellest, et mida sa tahaksid homme teha? On sul homseks plaanid? Teeks midagi lõbusat, teeks midagi ägedat koos.
ühised plaanid, ühine selline tuleviku vaatamine, kerge, lõbus, mitte et kuidas me makse maksame, jah, aga et kuidas me saaksime olla koos rõõmsamad, muretumad, lõbusamad, elu nautivamad. Et see on see esimene samm, arutage seda oma paari suhtes. Nii, aitäh! Turmaliini inimesed. Mida turmaliini inimesed peaksid soovima augustis, kui tähed langevad iga öö? Milline soov on universaalselt toetatud, täitub kiiresti, kergesti? Millised peaksid olema turmaliini inimeste soovid? Et siin on nüüd 2 varianti, et ühest küljest võiksid turmaliini inimesed soovida, et nad saaksid seigelda ja rännata ja reisida koos sõpradega ja nad peaksid oma soovi siis esitama nii, et see soov täituks kuu aja jooksul, 28 päeva jooksul, mis on siis 1 kuutsükli ring. See on üks variant. Teine variant, mida turmaliini inimesed võivad ka soovida, on see, et nad võivad tahta korraldada oma sõpradega koos siis mingeid vaimseid üritusi ja miks mitte ka rännakuid. Ja need peaksid siis olema niisugused alateadvust ja intuitsiooni äratavad ja kuidagi vaimselt inspireerivad üritused, et nende selliste asjade korraldamine, siis ettevõtmine, läbiviimine, et võib ka olla turmaliini inimeste soov, siin on 2 valikut. Nii, et esimesel juhul, kui te tahate lihtsalt reisida ja rännata kuu aja jooksul koos sõpradega, et mida haldjad ütlevad, mis peaks see esimene samm olema, mis te peate astuma, et üldse sõpradega koos siis sinna reisile minna. Otsige lahendusi, millele? Ahaa, te peate lahendama mingid koduga seotud küsimused, hoopis tükkis. Et siin on nüüd siis nii, et ma ei tea, kes kütab maja või kes viib lapsed lasteaeda või kes niidab muru või kas teie perekond on nõus, et te selle reisi sõpradega koos ette võtate. Kõigepealt tuleb hakata siis kodus otsima lahendusi. Jah, kodustega või kodus. Ja kui te küsite teistmoodi, et eesmärk on siis vaimsed üritused, vaimurännakud, teekonnad kusagil teispoolsuses, mis siis peaks olema esimene samm? Aga seda ka muidugi koos väga heade teejuhtidega ja koos sõpradega. Esimene samm. Ja ikkagi, et siin ma nüüd ütleksin, et alustage turvalisuse loomisest. Turvalisus, maandus, materiaalsus, mis tähendab siis seda, et enne kui te hakkate korraldama mingit kokkusaamist, tuleks mõelda maandusele, et kas sulle endal on piisavalt hea maandus ja kuidas siis selle ürituse, reisi, rännaku, selle meeleteekonna
vältel hoida alles kontakt reaalsusega, et sa saaksid tagasi tulla turvaliselt samasse situatsiooni, kus sa oled lahkunud. Ma usun, et need inimesed, kellel oli vaja, said väga täpselt aru, mida see nõuanne tähendas. Nii. Need olid siis turmaliini inimesed. Roosa kvarts. Roosa kvarts. Mida peaksid roosa kvartsi inimesed siis soovima augustis tähtedelt, mis langevad ja ootavad inimeste soove? Mida peaksid roosa kvartsi inimesed soovima? Mida peaksid roosa kvartsi inimesed soovima? Milline soov oleks toetatud, täituks kiirelt? Nii. Roosa kvartsi inimesed saavad soovida muutusi ja need muutused puudutavad siis teadmiste omandamist või siis oma kogutud teadmiste ellu rakendamist. Ma usun, et siin on inimesed, kes on arstid, mingid meditsiinitöötajad, sotsiaaltöötajad, pedagoogid, sotsiaalsetel aladel, väga sotsiaalsetel aladel töötavad empaatilised inimesed. Ja te tahaksite muudatusi siis kas selles suunas, et te saaksite rohkem õppida või selles suunas, et te saaksite rohkem õpetada. Ühte või teist pidi siis, et see teie hindamatu pagas, mida te olete elu jooksul kogunud, kogu see empaatia ja selline kogemuslik teadmine, mis teis elu kohta on, et see leiaks parima rakenduse. See on siis see soov. Ja kui sa ütled, et sa ühegi sellise ametiga seotud ei ole, siis järelikult kasutad sa oma empaatiat oma siis sugulaste, sõprade, tutvusringkonna heaks. Ja see soov puudutab ka sind. Esimene samm, mis tuleks oma soovi poole astuda, et kui sa oled nüüd soovi ära soovinud, et sa siis ei jääks käed süles istuma, aga teeksid oma esimese sammu ise. Nii. Vaata üle oma energiavarud, vaata üle kõik oma ressursid, siis mitte selles mõttes, et kui palju sul on moosi või kui palju sul on raha, aga selles suhtes, et joonda ennast uuesti ära, tekita maandus ja tekita ühendus oma kõrgema minaga, et sa siis, sul on olemas teadmised, et seda teha, et sa oleksid sõna otseses mõttes telg, see on sinu elu, sina oledki selle elu keskpunkt. Loo olukord, kus sul on piisavalt energiat, et see soov saaks realiseeruda. Vaata, et sinu enda energiat oleksid külluslikud ja tasakaalus. Ja just. Ja mõned inimesed peaksid siin tegelema oma selgrooga. Lülisambaga. Konkreetselt lülisamba. Et kui sa mitte midagi muud ei oska teha, kui sa ei saanud praegu üldse aru, mida ma rääkisin, siis seisa sirgelt, kõõni sirgelt, istu sirge seljaga, hoia oma õlad vabad ja tõsta lõuga veidi, et su rüht oleks võimalikult hea. Tee sirge rühiharjutusi näiteks.
ja hinga. Ja hinga piisavalt, aeglaselt, rahulikult, hinga sisse ja hinga välja. Ja see juba ka viib edasi. Nii, ka sellest on hea alustada. Aitäh ja sammalahaat, mida võiksid soovida sammalahaadi inimesed? Millised nende soovid on? Kaitstud, hoitud, toetatud, täituvad, kergelt, kiirelt, lihtsalt. Tähed langevad, sina soovid, soov täitub. Milline see soov võiks olla? Mida on kõige arukam soovida augusti tähtede sadude ajal sammalahaadi inimestel? Nii. Sammalahaadi inimesed otsivad ka mingeid lahendusi. Ahaa, sammalahaadi inimesed siis küsivad lahendusi. Siin on lastega seotud mingid takistused ja probleemid. Ja ma seda laiendama ei hakka, et siin on mõned võimalused veel, aga ma jään selle juurde, et siin on lahendused, mida otsitakse oma laste ellu, mitte iseenda ellu. Või näiteks siin võib siis olla ka see, et kuidas üldse lapsi saada. Siin võib olla, siin võivad olla kõik küsimused, mis on seotud laste heaoluga, laste tervis, laste vaimne võimekus. Siin võivad olla ka täiskasvanud lapsed, et nad saaksid kodust välja kolida turvaliselt, lihtsalt. Lastega seotud probleemidele lahenduste otsimine. Mis tahes probleem teil on oma lapsega või lapse saamisega, siis sellele probleemile lahenduse küsimine on väga arukas. Väga arukas. Ja mis see esimene samm on, mis tuleks siis teha, kui soov on tähtede poole teile saadetud, täht on langenud, soov on soovitud. Ahah, tahtis kukkuda. Nii, see on nüüd persooni kaart, nii et ma võtan siia ühe kaardi juurde. Mina ütlen, et mina ei tea, kuidas. Aga te kuidagi peaksite seda teemat siis arutama teie suhtes sõbralikult meelestatud meestega. Vahet ei ole, kas see siis on lapse isa, on see teie enda isa, on see teie lapse tulevane isa. Võib-olla need on piisavalt heade meditsiiniliste või pedagoogiliste või kinnisvaraalaste teadmistega meest tuttavad, kes on teie suhtes sõbralikult meelestatud. Aga ma usun, et igaüks tunneb ise ära selle mehe, kellest ma praegu räägin, et selleks, et see soov saaks realiseeruda, tuleb rääkida teie suhtes väga positiivselt meelestatud mehega. Ja teistpidi võib see ka olla, et kui teil on kui nüüd juhtumisi kuulab inimene, kellel on kõikvõimalike meeskontaktidega ulmelised probleemid, eks ole, see on teile väga keeruline, väga raske, siis see kombinatsioon ütleb, et no ausõna, lõpeta nüüd ära. Ole nüüd tasakaalukas, rahulik, sõbralik, leia endas üles kogu see usaldus meessoo vastu, et sa suudaksid leida siis vähemalt selle ühe mehe, kellega probleemi olemust arutada. Või juhul, kui sul on mingi ületamatu konflikt tekkinud oma laste isaga, siis selleks, et lapsele leida parimad lahendused, püüa kuidagi teha koostööd. Püüa olla avatud. Püüa rahumeelselt tekitada vestlusi laste teemal. Nii, aitäh!
vaat seesugune ladumine. Ja mina soovin, et te siis oleksite targad soovijad. Ja loomulikult kõikide soovide täitumist, vähemalt augustis. Aitäh!